tere! Käesolevas videos tahaks ma rääkida ühest piibli kirjakohast, mis on siis Markuse 9, kus ma algselt võib-olla loen ette lõigud 42–50. See on põnev teema, kuna seal räägitakse ihuliikmete kehast eemaldamisest. Minu küsimus, mida selline ihuliikmete eemaldamine siis tähendab? See kirjakoht räägib kindlasti patustamisest ehk Jumala seadusest mitte kinnipidamisest ning koguduse liikmete eksitamisest. Patustamine ja eksitamine koguduse sees ja koguduse liikmetes on Kristuse ihus tänapäeval üks väga suur probleem. Ma loen ette nüüd selle Markuse 9 lõigust 42–50. Minu palve, kui sa kuulad seda Markuse 9. peatükki, seda lõiku 42–50, siis võta võib-olla oma piibel ja mõtiskle kaasa. Ja vaata, mida sina tunned oma vaimus, kas sa koged, et see kirjakoht räägib päris kehaosadest, nagu päriselt, mis on ihu küljes, või räägib see kirjakoht kogudusest, koguduse liikmetest. Markuse 9 lõigud 42–50. Patustamise ohtlikkusest. Pange tähele, selles esimeses salmis, mis ma lugema hakkan, on üks väga tõsine hoiatus neile, kes eksitavad neid isikuid, kes on hakanud Jeshuasse uskuma. Ja ma loen nüüd. Ja kes iganes eksitab, kelle tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks hoopis parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta oleks merre visatud. Ja kui su käsi sind ajab patustama, raiu ta ära. Sul on parem minna vigasena ellu, kui 2 käega põrgusse kustutamatusse tulle. Ja kui su jalg sind ajab patustama, raiu ta ära. Sul on parem minna jalutuna ellu, kui 2 jalaga olla visatud põrgusse. Ja kui su silm sind ajab patustama, kisu ta välja. Sul on parem minna 1 silmaga Jumala riiki, kui 2 silmaga olla visatud põrgusse, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Sest kõiki soolatakse tulega. Sool on hea asi, aga kui sool läheb magedaks, millega te maitsestate seda? Olgu teil soola enestes ja pidage rahu omavahel. Kas te panite tähele, et see viimane korraldus, pidage rahu omavahel? See kinnitab seda, et suhted usklike kogukonnas ja usklikel omavahel peavad olema korras. Mis asi on aga see sool, millest see kirjakoht rääkis? Ma loen ette Matteuse 5 lõigust 13. Teie olete maasool. Kui sool läheb läägeks, millega saab seda teha siis soolaseks? Meie oleme see maasool ja me peame käima siin maailmas ja jagama Jumala sõna ja olema valguseks nendele inimestele, kes käivad veel pimeduses, kes ei ole veel ära tundnud seda tõde. Matteuse 5:22. Kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla. Kes aga ütleb sina jäle, peab minema tulepõrgusse. Kindlasti olete kuulnud oma kogunemispunktides vihjeid selle Markuse 9. kirjakohale. Te olete kuulnud kindlasti näiteid, kus tänu sellele kirjakohale on nii mõnigi usklik eneselt eemaldanud mõne ihuliikme, kuna see kirjakoht ju niimoodi käsib seda teha. Need inimesed, kes seda niimoodi on teinud, nemad ei ole ilmselt sellest Markuse 9. kirjakohast õigesti aru saanud. Eestis õnneks sellist radikaalset füüsilist ihuliikmete eemaldamist pole ette tulnud. Küll aga väljapool Eestit on seda ette tulnud. Iga lepingus olev ja püha vaimuga täidetud usklik peaks teadma, et piiblis on väga palju kirjakohti, kus räägitakse sümbolite keeles. Kes aga võtab neid kirjakohti ja seal kirjutatud sümboolseid tegevusi kui reaalseid tegevusi, mida peab äkki tegema, siis need isikud on petta saanud. Mina olen kuulnud jutlusi, kus on antud kirjakohale viidatud, kui puudutatakse abielurikkumise teemat, pornograafiat
ja sealt edasi siis eneserahuldamist ning seega tuuakse välja see kirjakoht ja öeldakse, et me peaks otse kui vaimus need käed, silmad ja teised ihuliikmed eemaldama enda küljest, et me enam ei teeks pattu. Kui sina olles abielus oma nägemismeelega vaatad näiteks võõrast naist või võõrast meest himura pilguga või sa ei suuda lõpetada porno vaatamist, enese rahuldamist, mis kaasneb ilmselt selle porno vaatamisega, siis ei pea sa kindlasti endale füüsiliselt viga tegema ega silma peast eemaldama või siis kätt ära lõikama või veel hullem oma kehaosa, mida sa siis rahuldad, eemaldama enda keha küljest. See kirjakoht ei räägi jäsemete eemaldamisest. Samuti ei saa ka vaimus eemaldada oma käsi, jalgu ja silmi. See lihtsalt ei ole võimalik. See Markuse 9. kirjakoht räägib tõesti patustamisest, aga see patustamine on koguduse sees, koguduse liikmetes, sest me oleme üksteise liikmed. Roomlastele 12 lõige 5. Nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. Efeslastele 4 lõigust 25. Seepärast jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. Efeslastele 5:30, sest me oleme tema ihu liikmed. Siin peetakse silmas siis Jeshuat. Miks see kirjakoht minule räägib kogudusest? Kogudus on Piibli järgi ju sümboolselt Jeshua ihu, mille pea on Jeshua ise. Me ei saa ju pead maha raiuda sellel vaimsel ihul, aga me saame igaüks panustada selle ihu ülesehitamisse, et see ihu oleks laitmatu, plekita ja kortsuta. Ihu koosneb piltlikult öeldes siis erinevatest kehaosadest, mis on siis ühendatud liigeste, kõõluste, sidemete kaudu keha külge. Piiblist on väga selgelt välja lugeda, et Kristuse ihu koosneb inimestest, mis moodustab ühe ainsa koguduse. Tänapäeval on meil aga väga-väga palju erinevate nimedega kogudusi, kus on siis viited erinevatele kristlikele usuorganisatsioonidele, mille alla nad kuuluvad. Kogudus ei koosne kristlikest usuorganisatsioonidest, kus inimesed koos käivad. Need, kus täna usklikud koos käivad, on kogunemispaigad või kogunemiskohad, millele on pandud siis äriregistrisse konkreetne ususekti või siis usuorganisatsiooni nimi. Ja selle sees on sõna kogudus või kirik. Kui sa oled täna mingisse ususekti ennast sisse registreerinud ja andnud oma andmed sinna, teinud liitumislepingu selle usuorganisatsiooniga, siis kuulud sa selle usuorganisatsiooni või selle ususekti hulka. Sa muutud selle ususekti näoliseks, kui sa seal kohal käid. Olgu see siis nelipühi, metodisti, baptisti, katolik, õigeusu kirik. Neil kõigil ususektidel on oma sisemised reeglid ja õpetused ja tõlgitsused Piibli kirjakohtadest. Ma nüüd panen ühe video, kus on näha, et tuleb anda üks vanne kohalikule kogudusele ja alluda selle koguduse reeglitele. Te näete oma silmaga, et selle usuorganisatsiooni sees on veel omad reeglid, millele peab alluma. Ja kas selles on midagi üllatuslikku? Selles ei ole mitte midagi üllatuslikku, sellepärast et kui lugeda Piiblit, siis ka juutidel olid erinevad ususektid ja igaühel olid omad reeglid, omad mingisugused tõekspidamised, mida nad tahtsid, et siis usklikud hakkaksid pidama. Ja meil on täpselt samamoodi. Mitte midagi ei ole ajas muutunud. Aga vaadake seda videot. Usaldame sind, et oled valmis seda jätkama, alludes Jumala sõnale ja kaastöötajatele ja juhtidele Eesti kristlikus nelipühi kirikus ja selle kiriku korrale ja seadustele. Jaan, kas tõotad kindlaks jääda õpetusele, korrale ja Kristuse teenimisele ja kummardamisele
nõnda nagu see kirik on neid vastu võtnud. Kas tõotad austusega alluda kirikule, kuhu Jumal sind on kutsunud ja olla kuulekas neile, kes on sinu elu ja töö ülevaatajad? Kuna need äriregistrisse registreeritud ususektid või usuorganisatsioonid alluvad riigile, siis riigil on kenasti ülevaade olemas statistika näol. Kui palju mehi, naisi, lapsi, kui vanad seal kogunemispunktides käivad. Ja riik vajadusel siis leiab need inimesed sealt kenasti ülesse, keda ta tahab üles leida, kui see isik on juhuslikult usklik. Ja riik kenasti ka reguleerib neid kirikuid ja kogudusi riigi enda poolt tehtud seadusega. Ehk siis, kuidas Jumala kogudus peab käituma ja olema. Siit edasi võid sa ise natukene edasi mõelda. Mida tähendab olla süsteemiga seotud usklik? Kui sa oled piiblit lugenud, siis piiblis mainitakse sünagoogi, kus kohas kogudus koos käis. Sünagoog ongi selles tõlkes kogunemiskoht või kogunemispaik, kuhu koguneti. Seal olid toorarullid, mida ette loeti kogudusele. Sellepärast, et kodudes inimestel ju toorarulle tollel ajal ei olnud. Ja hiljem peale sünagoogi läks siis üks ühtne, ma kordan veel kord, üks ühtne nimetu kogukond. Kindel grupp inimesi ehk kindel grupp Jeshua järgijaid edasi kodudesse, leiba murdma ehk ühiselt sööma ja arutlema selle üle, mida siis sünagoogis kuuldi või õpetati. Koos seal siis palvetati ja ülistati ja tänati Jumalat. Olgu veel öeldud, et Paulus kirjutas oma kirjad mitte nimelistele kogudustele, mitte metodistile, baptistile, nelipühilastele ega katolikule kirikule, vaid Paulus kirjutas oma kirjad linnade ja külade järgi ühele ainsale kogudusele. Pani sinna linna nime ja siis pani kogudusele. Näiteks kiri roomlastele, kiri eefeslastele ja nii edasi. Täna on piibli kättesaadavus väga hea ja sa võid piiblit uurida igal pool. Selleks ei pea sa minema eraldi nendesse kogunemiskohtadesse, kust sa võid sisse saada hunniku erinevaid viiruseid ehk valet tõlgitsust piiblist. Sa võid piiblit uurida vabalt oma kodus või usuõe või usuvenna kodus. Te võite seal teha sellise väikse grupi igal nädalal või 2 korda nädalas, pole mingit küsimust. Seal, kus 2 või 3 on Jeshua nimel koos, seal on Jeshua nende keskel. See kirjakoht räägib ju sellest, et kui 2 või 3 inimest uurivad Jumala sõna, siis Jeshua on nende isikute keskel oma sõna läbi. Ja meil on selleks sõnaks täna piibel, nii et kui on piibel laua peal ja inimesed uurivad seda, siis saabki öelda, et Jeshua on nende inimeste keskel, kes siis seda sõna uurivad. Kuna inimestel on meeletu vajadus sotsialiseeruda ning ekslikult arvatakse, et kui on palju inimesi ühes koos kindlas paigas, siis on seal ka suur Jumala ligiolu ning juhtub suuri imesid. Paraku see aga ei pruugi niimoodi olla. Nagu ma ütlesin, sa võid sealt saada endale külge nii mõnegi viiruse, mida sul varem küljes ei olnud. Erinevad ususektid ongi väga kavalalt teinud erinevad kogunemispunktid, mida nad siis nimetavad kirikuks või koguduseks, et siis tekitada kristlastel või siis sarnaselt mõtlevatel inimestel selline võimalus kokku saada nendes kogunemiskohtades. Iseenesest ei ole see mõte ju halb. Kuskil peavad inimesed ju kohtuma, kui kodudes ei soovita olla osaduses. Kogunemiskohtadesse tullakse kokku kindlal päeval ja kindlal kellaajal. Ja sinul on täna väga lai valik, millisesse ususekti sa soovid minna. Kahjuks nendesse nimelistesse kogunemispunktidesse, mida siis nimetatakse koguduseks, tuleb aga kokku väga palju kirjut seltskonda. Enamus neist nimetavad ennast kristlasteks ja Jumala rahvaks. On aga väga oluline teada, et iga inimene, kes on lepingus Jumalaga, Jahvega, kes on ennast alistanud Jumalale ja on Kristuse ihu täieõiguslik liige. Sellised isikud reeglina ei tee enam pattu.
Sellepärast, et nad vihkavad pattu, kuna Jumala püha vaim elab nende sees. Nende isikute suu ei räägi enam roppusi, nad ei vihastu ega ärritu. Need isikud ei taha kurvastada püha vaimu ega jalge alla tallata Jeshua ohvrit. Ja sa tunned ära need isikud, kui sa hakkad nende isikutega suhtlema, rääkima ja läbi käima. Sa saad aru, kelles on Jumala püha vaim ja kelles ei ole Jumala püha vaimu. Kõik, kes aga teevad pattu, elavad sõnakuulmatut elu. Piibel ütleb väga selgelt, et need isikud on kuradist. Nende isa on kurat. Usu või mitte, aga need isikud käivad kristlaste sildi all nendes kogunemiskohtades halleluujatamas ja Jumalat ülistamas. Kahjuks me puutume ühel või teisel viisil kokku selliste usklikega, kes elavad jätkuvalt sõnakuulmatut elu, kes ei taha käia tões ja kes edastavad valet õpetust ja kes ei ole nõus ennast kuidagi muutma. Kõige hullem on see, et staažikad usklikud käivad edasi patus ja ebapuhtuses. Värskelt usule tulnud usklikule annab Jumal andeks, kuna nad alles õpivad sellel kitsal teel käimist ja nad peavadki komistama. Jumal ei eeldagi, et sa kohe pead hakkama väga korralikuks. Sellepärast, et Jumala standarditest aru saamine võtab ikka natukene aega. Staažikad usklikud peaks juba ise olema õpetajad ning jüngerdama uusi liikmeid ja käima kindlasti tõe sees, mitte patus ega sõnakuulmatuses. Kahjuks aga staažikad usklikud enamus millegipärast ei taha oma elu muuta ning nad jätkuvalt patustavad ja neil lubatakse käia koos ka sellistes kogunemiskohtades, mis on siis tuntud erinevate nimedega, nagu ma nimetasin, metodisti, baptisti, nelipühi, katolik, luteri, adventisti kogudused. Ja sellised isikud on muide nende ususektide või usuorganisatsioonide liikmed olnud aastaid. Kui võtta nüüd suurelt, siis nendes ususektides või usuorganisatsioonides käib koos väga palju rahvast. Ja seal on kuradil ideaalne võimalus edastada inimestele valet õpetust, eksitada usklikke, moonutades tõde Jumala sõnast. Pluss siis kontrollida neid isikuid, kes seal on liikmed. Samamoodi käivad seal koos isikud, kes lisaks Jumala sõnale uurivad veel teisi vaimseid praktikad, käivad hooruses, abielu rikkumises ja üritavad siis oma mesimagusa jutuga Jumala rahvast nendesse valedesse tegudesse meelitada. Sellistes kogunemispaikades või kogunemiskohtades on väga palju ussitamist ja selja taga ära panemist, mis on siis peletanud nii mõnedki inimesed nendest kohtadest eemale. Muide sellistes kohtades käivad ka meesterahvad, kes siis proovivad vaguraid naisterahvaid ära rääkida ja meelitada seksuaalsuhtesse. Ja hiljem siis viskavad selle naisterahva minema. Minu kõrvadesse on juba mõned sellised lood jõudnud, mis on iseenesest väga kurb. Kuna Eestis enamus usklikke on nõrgad ja need kogunemiskohad on täis patuseid ja sõnale mitte kuuletuvaid usklikke, siis ongi saatanal väga kerge sealt endale murda saaki. Kogudus on täpselt nii tugev, kui tugev on tema nõrgem või siis nõrgemad lülid. Ma usun, et see ei ole sinule võõras jutt ega teadmine, mida ma siin praegu räägin. Mattiuse 6, lõigust 6, see on Jeshua mäejutlus. Hoiduge aga, et te oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad teid vaataksid. Muidu ei ole teil palka oma isalt, kes on taevas. Kui sa nüüd almusid jagad, siis ära lase enda ees pasunat puhuda. Nii nagu silmakirjatsejad teevad sünagoogides ja tänavatel, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Sina aga, kui sa almust jagad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb. Et su almus oleks varjatud ja su isa, kes näebki varjatud, tasub sulle. Panid sa tähele, et ka siin selles 3. lõigus rääkis vasakust käest. Mis te arvate, kas minu parem käsi või minu vasak käsi, kas nendel on mingisugune mure, kui ma jagan ühe käega raha välja? Kas minu vasak käsi muretseb kuidagi selle pärast või tunneb ta ennast kuidagi halvasti või puudutatud? Kindlasti mitte.
sellepärast, et see kirjakoht räägib siiski jälle koguduse liikmetest. Ehk meil ei ole vaja näidata, võtta rahatäht, lehvitada sellega ja näidata, kui palju ma panen sinna korvikesse. Kristuse ihus on küll ja veel sellised isikuid, kes spetsiaalselt rõhutavad, kui palju nemad raha annavad. Ma panen siia tõestuseks ühe video, mis on kenasti YouTube'ist leitav. Ja selline väljarääkimine ja liikmete mõjutamine toimus just ühes baptisti liiduga seotud kogunemiskohas. Olevisti kirikus, ühel üritusel. Pastor oli aga metodisti kiriku pastor. Nii et ma panen selle video mängima, saate ise vaadata, mismoodi siis härra pastor raha välja räägib. Olen Eesti Metodisti kiriku pastor Artur Põld He is the pastor of the Estonian Methodist ja Church. tänase õhtujuht. And today's host. Kui me korraldasime seda õhtut täna, When we were organizing this event tonight, siis meil oli meeskonnas üks otsus, et teeksime registreerimistasu there was a decision that we would make a registration fee. ja ma julgesin vaielda And I said no. ja me leppisime kokku, et me ei tee seda, And we decided we are not going to put a registration fee. et me täna korraldame vabatahtliku annetuse. That tonight we live on tithes. Ma tean, ma olen eestlane, ma tean eestlast. I'm an Estonian. I know Estonians. Keegi ei taha registreerimistasud No one maksta. wants to pay the registration fee. Aga kui sa südamega asjale lähened, But if you approach the event with a heart, siis sa saad rohkem anda kui 15 eurot registreerimistasu. then you are willing to give more than just 15 euros the registration fee. Ja te võite täna kontrollida ennast. And you can check yourself today. Oleme ise osalised teenimises. Let's be a part of this service. Aga ma tunnen täna südamest. I feel it in my heart today. Mina panen 2 korda 50. Today I will put 2 times 50. Ma võin teile öelda, et selle pastori vasakul käel oli täiesti ükskõik, kui palju ta raha andis, mitu 50 ta andis. Kirjakoht peab ju silmas siiski sümboolselt koguduse liikmeid. Käsi, jalg, silm. Koguduse liikmete ees ei ole mõistlik hoobelda, kui palju sina sinna korjanduskarpi raha paned. Selles videos oli väga konkreetne inimeste mõjutamine metodisti pastori poolt. Ja see oli väga inetu. Sellel mehel, nii nagu kirjakoht ütles, sellel mehel on oma palk vastavalt Jumala sõnale käes. Ma loodan, et te saite ka aru, et see Markuse 9. kirjakoht räägib inimestest, kes on koguduses. Kui nad ei ole nõus ennast muutma, käivad jätkuvalt edasi patus, siis sellised ihuliikmed tuleks ära lõigata ihu küljest. Ma soovitan teil lugeda 1. Korintlastele 12. Ma ei hakka siin tervet seda peatükki lugema, aga seal on üks alapealkiri kogudusest kui ihust. Ja selles kirjakohas on väga mitmetes kohtades mainitud jalga, kõrva, silma ja te saate lugeda ise selle peatüki ära, aga ma võib-olla toon lõigus 22 ühe teksti välja. Vaid hoopis vastupidi, need ihuliikmed, mis tunduvad olevat nõrgemad, on tingimata vajalikud. Ja neid, mis meile ihus tunduvat olevat autumad, ümbritseme erilise auga. Ning oma näotuile liikmeile anname rohkem nägusust. Meie nägusail liikmeil ei ole ju seda tarvis. Kuid Jumal on ihu nõnda seadnud, et ta on andnud puudulikumale rohkem au. Et ihus ei oleks lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt muretseksid üksteise eest. Siin on väga selgelt ka näha seda, et me peame hoolt kandma nõrgemate isikute eest, ehk siis nõrgemate koguduse liikmete eest. Me peame neile andma sellist nägusust ja tõstma nemad üles, kui nemad kannatavad. Kas te olete nendes kogunemiskohtades või ususektides, kus te koos käite, pannud tähele, kuidas inimesi ülistatakse ja kiidetakse? Ja eriliselt tuuakse välja siis erinevad juhid ja liidrid ja tuuakse neid siis nimeliselt esile. Mulle jäi, minust oli eelmine aasta,
kui siin käis siukene tegelane nagu Tim Hall. Ma panen teile lihtsalt siia ühe pildi ja te tegelikult näete, mida see kristlik nelipühi kogudus reklaamib. Ta reklaamib mitte Jeshuvat, vaid ta reklaamib isikut. Ja ma soovitan teil veel tähele panna. See on avalik YouTube'i video. Võite seal ise üles otsida, vaadata, keda huvitab. Siis te näete selles videos, kui kutsutakse inimesi eestpalvele, siis te näete, kui palju tegelikult on teil tuttavaid kristlasi, kes ronivad sinna ette eestpalvele. Minu jaoks näitab see seda, kui katkin on tegelikult Eesti kristlaskond ja kui nõrgad on tegelikult Eesti kristlased. Et nad peavad minema nende suurte evangelistide esinemiste ajal lava ette eestpalvele. Nii et mõelge selle peale. Kui te käite nendes kogunemispunktides ja nende suurte evangelistide koosolekutel, siis märkake lihtsalt seda, et ühed ja samad isikud pidevalt lähevad eestpalvele. Nad ei viitsi ennast muuta, nad ei viitsi ise neid palvevõitlusi pidada, vaid lihtsam on see, kui keegi teeb selle töö nende eest ära. Saades siis mingisuguse surina kehasse või ma ei tea, kukuvad pikali, et siis oleks neil kindel veendumus, et ikka Jumal on olemas. Te peaksite olema juba, nagu ma ütlesin, te peaksite olema juba õpetajad. Te peaksite olema juba jüngerdama inimesi, mitte ronima sinna lava ette. Selle Matteuse 9. peatüki käsi, silm, jalg kui ihuliige on siis minu vaatevinklist inimene, kes sind üritab valele teele juhtida ehk tegema pattu või viia eksitusse. Tema ise elab valedes ja patus ja ta tahaks ka sind juhtida sellelt kitsalt teelt laiale teele. Selline isik ehk ihuliige tuleks ihust välja visata, eemaldada ehk raiuda see liige või siis liikmed ihu küljest ära. Nii nagu kirjakoht ütleb, parem minna ühe käega või ühe jalaga või ühe silmaga igavesse ellu, kui vigase ihuliikme pärast igavesse tulle sattuda. Sellised patused isikud ei taha ennast muuta ja nemad nõrgestavad seda Kristuse ihu ja tekitavad niinimetatud mädapaiseid sellesse ihusse. Patt ja Jumala sõnale mitte kuuletumine on viiruslik. See on väga nakkav ja seega tuleb seda ihu pidevalt ravida ja eemaldada need mädapaised ehk isikud, kes ei ole nõus enda elu muutuma. Täpselt samuti tuleks nendest kogunemispunktidest liikmete poolt võtta maha sellised pastorid ja kristlikud juhid, kes keelduvad kogunemispunktides jagamast õiget ja tõest õpetust. Nad ei ole väärt nendes kogunemispunktides olema karjased ega pastorid. See on karm lugu ja karm otsus. See on vajalik selleks, et Kristuse ihu püsiks tervena. Lõpuks peab see ihu olema ju plekita ja koortsuta. Mina isiklikult olen eemaldanud ja eraldanud ennast nendest süsteemiga seotud ususektidest, mida ma siis eelpool ka nimetasin. Ma ei ole liitunud enam ja ei kavatse ka liituda selliste äriregistris registreeritud kristlike ususektidega. Ja see tulebki nüüd sellest, et ma ei taha juua sellest karikast, millest nemad joovad. Kui sa oled liitunud ehk sisse kirjutanud ennast mingisugusesse nimelisse ususekti, nagu ma ütlesin, sa muutud selle ususekti sarnaseks. Sa võtad omaks nende siseringi õpetused, nende reeglid, traditsioonid ja isegi valed pühad. Sa hakkad tähistama pühi, mida Jumal üldse ei palu sul tähistada ega pidada. See vesi, mida nemad joovad, see ei ole puhas. See on segunenud paganlusega ja on roojane. Seal tegutsetakse ju tegelikult ka Jumala sõna vastu. Tolereeritakse pattu nendes koguduse liikmetes, kes on juba aastad olnud usus, aga nad ei suvatse muuta. Loomulikult nad on kogudusele või sellele usuorganisatsioonile vajalikud, sellepärast et nad toovad oma 10% iga kuu raha nendele. Nii et milleks need välja visata, sest et rahavoog katkeb. Sellised patused isikud muide on kaasatud ka palveteenistustesse ja ülistusse. Ma toon teile mõned näited küsimuse vormis reaalsest elust. Kuidas saab abielu rikkuv ülistusjuht olla
koguduses teenistuses. See piirkond, kus see asi juhtus, oli Järvamaa piirkond. Kuidas saab korduvalt abielus kõrvalsuhteid harrastav ja 5. korda abielus olev kirikuõpetaja ikka veel olla teenistuses? Kuidas saavad olla teenistuses samasoolisust praktiseerivad ja seda pooldavad kirikuõpetajad? Kuidas saavad teenistuses olla vabamüürlased? Piirkond, Harjumaa, Tallinn. Kuidas saab olla pastoriks isik, kelle tütar on sama soo ihar? See pastor väitis, et Jumal oli tema ametisse pannud. Mul on Jumala sõna valguses sellist juttu väga raske uskuda. Kui koguduse juht või pastor ei suuda oma lapsi kasvatada Jumala kartuses, siis kuidas ta saab uutele usklikele öelda, et te peate loobuma samasoolisusest? Ja see piirkond on Kadrioru piirkond. Väga selge kirjakoht on piiblis olemas, mis paneb paika koguduse vanemate kõlblikkuse ehk see kehtib täna pastoritele. Kuidas saavad pastorid olla naisterahvad, kui kogudus peaks olema perekonna mudel? Jumal on seadnud ju perekonna peaks mehe. Jumala sõna loeb meile Põhja-Eesti praaskonna praost Ragnar Lainesaare. Tule ja loe meile ka üks oluline sõna. See on ustav sõna. Kui keegi igatseb ülevaataja ametit, siis ta igatseb üllast tööd. Ülevaataja peab siis olema laitmatu, ühe naise mees, kaine, mõõdukas, kombekas, külalislahke, osav õpetama, kes ei ole joomar ega kakleja, vaid leebe, rahupüüdlik ja raha immuta, kes oma pere hästi juhatab ja kelle lapsed elavad kuulekuses ja kõigiti väärikalt. Sest kui keegi ei oska juhatada oma peret, kuidas ta võib hoolt kanda Jumala koguduse eest. Ta ärgu olgu ka vast pöördunu, et ta ei läheks upsakaks ega langeks sama süü sisse kui kurat. Tal peab olema hea tunnistus ka neilt, kes on väljaspool kogudust, et ta ei langeks hurjutamise alla ega kuradi silmusesse. Niisamuti peavad abilised olema väärikad, kes ei ole kahekeelsed, kes ei tarvita liialt veini, kes ei ole liigkasu võtjaid, vaid kellel ususaladus on puhtas südametunnistuses. Neidki aga katsutagu enne läbi ja seejärel nad asugu teenima, kui on laitmatud. Niisamuti olgu naised väärikad, mitte keelepeksjad, vaid kained, ustavad kõigis asjus. Abilisid olgu ühe naise mehed, kes lapsi ja oma peret hästi juhatavad, sest kes hästi peavad oma ametit, saavad tunnustuse ja rohkest julgust, usust Kristusesse Jeesusesse. Amen. Kuidas saavad nimeliste kogunemispunktide juhatuses figureerida naisterahvad? Piibli järgi koosnes juhtivkogu siiski meesterahvastest. Tõsi on aga see, et Jumal kasutas ja kasutab ka tänapäeval naisterahvaid evangeliseerimisel, profeteerimisel ja nii edasi. Jumala sõna kuulutamisel, kuid kunagi ei olnud karjased naisterahvad. See on meeste amet, sellepärast et kogudus on perekonna mudel ja perekonna pea peaks olema meesterahvas. Kui on erinevad niinimetatud nimelised kogudused, siis seal on juhatus, nagu firmadelgi. Seal on juhatuse esimees. Näiteks Karmeli koguduses Rakveres on tööle võetud tegevjuht. Minagi ju, kes teab Rakvere Karmeli koguduse sellist kultuuri, ma kõnelen jutlustan tavaliselt korra kuus, vahest ära 2 korda kuus. Et meil on seda andi palju, aga Jumala armustus saame võtta tööle tegevjuhi, kes siis täis oma fookuse, oma põhitööaja panebki selleks, et see Karmeli koguduse toimimine võiks areneda, kasvada. Eesti kirikute nõukogus, kuhu siis kuuluvad enamus neid nimelisi ususekte, seal on president ja asepresident ja seal on sekretär olemas. Nii et mõelge natukene nendele asjadele ja tehke oma silmad lahti. Hakake nägema suuremat pilti selles Kristuse ihus. Vaadake nüüd siia ekraanile, ma teen niisugust varjatud reklaami, aga paganlikul ülestõusmispühal 20. aprillil 2025 tuleb Toompea nelipühi kogudusse rääkima üks direktor. Täiesti huvitav.
mina tean seda, et piiblis on apostlid, evangelistid, prohvetid, aga direktoritest ei ole ma oma piiblist vähemalt mitte midagi välja lugenud. Jeshua andis selge korralduse, ärge muganduge maailmaga, et ei saaks nende sarnaseks. Täpselt selles suunas need nimelised ususektid ongi läinud. Nemad samastuvad ennast maailmaga. Ma olen ka oma videodes korduvalt maininud, et sellest süsteemsest kirikust või süsteemiga seotud kogudustest, mille pea ei ole Jeshua, tuleks julgeda välja tulla, kuna seda valitseb Paabeli hoor. Needsamad nimelised ususektid joovad sellest ühest karikast hooruse viina, mis mürgitab ja teebki teid uimaseks. Niimoodi teeb teid uimaseks, et te ise ei märkagi, mis toimub nendes nimelistes kogunemispunktides, kus te koos käite ja halleluujatate. See on karm lause, aga tehke oma silmad lahti. Mis on veel oluline tähelepanek? Paljudesse nendesse suurtesse nimelistesse ususektidesse ehk siis kogunemiskohtadesse või kirikutesse tuuakse aeg-ajalt sisse ka surnuid isikuid. Kuna tehakse matuseid pühakojas, kus siis hiljem viiakse läbi Jumala teenistusi. Mõelge natukene laiemalt, kas Jumal lubas surnuid isikuid tuua Jumala kotta. Jeshua peksis laiali rahavahetajate laua ja igasugused kaubitsejad ja ütles, et te olete teinud selle röövli koopaks. See on tema isa koda, aga teie olete teinud selle röövli koopaks. Igasugustel surnutel peaks olema kindel paik, kus kohas matuseid läbi viia. Mina leian seda, et kui kirik tahab viia läbi matuseid, siis seda ei peaks tegema koguduse kojas, vaid selleks on spetsiaalsed kabelid surnuaedades, spetsiaalsed kohad, kus kohas seda asja saab korraldada. Nii et see on ka üks mõttekoht ja mõelge selle peale, armsad pastorid, enne kui te surnuid Jumala kotta toote. Video postitamise eelnevatel päevadel, laupäeval, 12. aprillil 2025 päikseloojangul, mis on siis Jumala kalendri järgi 14 Nissan, sai alguse üks suur püha, nimelt Paasa püha, kus meenutatakse kõike seda, mida Jeshua tegi, kuidas ta suri meie eest, et meil võiks olla elu temas. Piiblis on Paasa püha kindlal kuupäeval ja see on 14 Nissan. See on Jumala kalender, millest peaks ka meie kirikud ehk siis ususektid kinni pidama, kui nad loevad ja austavad Jumala sõna. See on alati olnud liikuv nädalapäev. Meie suured kirikud ja kogudused peavad paraku koos maailma rahvaga ehk paganatega jätkuvalt suurt reedet, mis on tuntud kui lihavõtted ja jänkude pühad. Pane nüüd hästi tähele, see on riiklik püha. Kui sa vaatad kalendrisse, siis sa näed, et see on riiklik püha. Need kristlikud ususektid ei taha ja nad ei soovigi tähistada piibellikke pühi Jumala kalendri järgi. Piiblit ei saa tõlgitseda meie Gregoriuse kalendri järgi. Kui sina oled täna usklik, siis esita endale üks väga selge küsimus. Mis on näiteks Eesti riigil ühist Jeshua ristisurmaga, et see peaks olema riigipüha? Mitte midagi ei ole ühist. Riik tähistab paganlikke lihavõtteid ehk jänkude pühi, munade pühi või kuidas iganes keegi nimetab. Kõik need aastad on kirikul üks ja seesama päev, reedene päev. Seda me aga paraku piiblist ei leia, et me peaks siis igal aastal reedesel nädalapäeval meenutama Jeshua ristisurma. See on süsteemse kiriku omavaheline kokkulepe. Ja jätke palun meelde, et need ususektid, kus kohas te täna koos käite, on kes vähem, kes rohkem Rooma katoliku kiriku mõjuvõimu all. Maailma rahvaga muide tähistatakse ka paganlikke jõule, kui sa pole tähele pannud. See on järjekordne riiklik püha, mida Jeshua ja algkogudus ei tähistanud. Süsteemiga seotud kristlased aga tähistavad. Isegi tuntud piibliõpetaja Allan Kroll
kinnitab, et Yeshua ei sündinud jõulude ajal. Loomulikult, ma saan aru ajaloost ja esimest korda hakati seda tähistama, 4. sajand oli see vist, Hieronymos mainib seda, eks. Jah, ma tean, Jeesus ei sündinud 25. detsembril, loomulikult, kõik selge, no-brainer täiesti. Riik ja kirik ja sellised nimelised kogudused on omavahel seotud. See on nagu selline kristlik maffia või kartell piltlikult öeldes. Väga tugevad usklikud, aga julgevad ennast eraldada sellest kristlikust süsteemist ja mitte käia selle Paabeli hoora järgi. Ma nüüd lõpetan selle video ja minu soovitus sinule on see. Uuri ja loe ise piiblit. Kui sinu sees on tõesti Jumala püha vaim, siis sa tunnetad ära selle tõe ja see tõde teeb sind täielikult vabaks. Ta rebib sind lahti ja ta vabastab sind ka nendest süsteemiga seotud ususektidest, mis on siis seotud selle Paabeli hooraga. Mis on aga veel parem? Nõudke sõnakuulmatute pastorite tagasiastumist ja valige endale uus juht. Ja tehke seda võib-olla pingikristlaste hulgast. Valige isik, kes tahab käia tões ja edastada tõde. Astuge välja igasugustest kristlikest liitudest ja organisatsioonidest, milleks te neid toidate, mille jaoks neid on vajalikud. Siis te olete ja saate tõeliselt vabaks ja te sõltute ainult Jumalast ja tema armust. Olge väga õnnistatud ja Jumal hoidku teid ja andku teile tarkust teha õigeid valikuid oma elus.